On aeg päeva kokkuvõtteks ja selleks on tegelikult terve päev siin meie juures saalis Kairi Solman Haridus- ja Teadusministeeriumist ja Ülle Tilman Võrumaa Arenduskeskusest teinud usinalt märkmeid ja püüavad nüüd teieni tuua kõige sellised olulisemad ja filtreeritumad võtted, mis nendele täna kõrvu on jäänud. Olge head! Tere! On tõesti olnud äärmiselt sisutihe ja huvitav seminar ja kui mõnikord kuulates leiad end muudelt mõtetelt, siis täna on pigem olnud vastupidi ja on olnud tunne, et kõikidest teemadest tahaks veel sügavuti ja veel rohkem kuulda ja arutada. Täna on juba Tarmo Soomere alustas väga suurte globaalsete trendide väljatoomise ja mainimisega, et rääkides Glasgow kliimakonverentsist, rohepöördest, kuulsime ka teistest väga suurtest trendidest, digipöördest, oskuste uuendamise vajadusest, kiirenevast, järjest muutuvast maailmast. Ja see nagu Merlini ettekandes tõesti läbi jooksnud ka see elukestva õppe piirkondlik vaade pani tõesti mõtlema sellele, et Eesti haridussüsteem ja Eesti inimeste haridus on olnud üsnagi sellises positsioonis, kus see pigem vähendab inimeste vahelisi erinevusi. Et haridussüsteem on olnud kättesaadav, üldharidussüsteem ja ei ole suuri hariduslikke lõhesid. Aga nüüd nende suurte uute trendide valguses me peame väga hoolsalt silma peale pidama, et need ei tekitaks või ei suurendaks oskuste põhiselt inimeste vahelisi lõhesid, inimeste olukorda, oma eluga toime tulla, inimeste võimalusi elada täisväärtuslikult ja õnnelikult. Ja siin seesama Tarmo Soomere ettekandes võib-olla olid ka need märksõnad, et kuidas minna siit edasi, et see inimeste vaheline usaldus, teadjate ja oskajate usaldamine ja sealt loogilise jätkuga jõuame ka uute oskuste ja oskuste vajaduse juurde. Kas sulle jäi sama kõrva? Täpselt nii ongi, et see esimene lause kõlas nii väljakutsuvalt, et tegelikult on õppimine on usalduse küsimus. Ja seda me nõustusime kõik nii akadeemik Soomeraga kui ka hilisemate ettekandjatega. Ja tõepoolest juba see õppimine ise on enda usaldaminegi õppimise kütkesse ja kuulata siis juba ka õpetajat. Aga Tarmo Soomere jutus tulid ju välja ka teised teemad, mis kajasid nii Kari Raagma kui ka Merlini ettekandes. Ja kas või seegi, et probleemid võivad olla globaalsed, kuid lahendused on ikkagi lokaalsed koha peal. Ja mind eriti kõnetas see teemaarendus, jälle viide Glasgow kliimakonverentsile muidugi, aga ikkagi ka ümberõppest ja roheenergiast ja need teemavaldkonnad. Ja väga ilmekas näide sellest, et Eesti on esirinnas just oma hoonete ümberkohandamisega, et nad oleksid renoveerimise projektiga, aga uus väljakutse on just väikeelamute ümberkohandamise renoveerimise juures, mis viibki mõtted juba lokaalsele ehk kohaliku omavalitsuse tasandile, et olla seda tarkust, prognoosida ette ja näha ja võimaldada tingimusi kas siis väikeettevõtjatele või kohalike ja edukatele või hakkajatele ettevõtlikele inimestele, et mõeldagi oma enda elanike kodude uuendamise peale, luues uusi töökohti ja piirkonnale sobivaid oskustega inimesi ära kasutada.
et see roheenergia ja hoonete kompleksne renoveerimine, need olid need, mis mind nagu esimese poole pealt väga liigutasid ja mõtlema panid. Ning endise keskkonnakeemikuna muidugi ma rõõmustasin kõiki need laused kuulates ja mõeldes sellele ringmajandusele ja kõigele selle, kus me peame veel oma teadmisi juurde hankima, et mõistuspäraselt üheskoos siin maa peal edasi toimetada. Ikka kuulake tarku, mitte kavalaid. Oli see üks lause, mis ma jõudsin lehele ära kribada. Ja kui veel selle lõhede ületamise mõtte juurde tagasi tulla, siis minule jäi kõrva ka selline infopädevuste esiletõus selles võtmes, et lisaks sellise digioskuse kõrval õpetada inimestele ka seda, et kuidas tõesti hinnata seda, millist allikat ja informatsiooni usaldada, millist mitte ja et sellises killustunud, samas väga üleküllastunud infoväljas orienteerumiseks on siiski ka vaja inimestele neid suuniseid ja nii-öelda kaart anda, et kuidas seal navigeerida. Et ma mõtlen, et seal oli veel üks lause, et kui maailm muutub, siis peab ka muutuma see täiskasvanuhariduse õpetamise paradigma. Et need lapsed, kes täna koolis on, üldhariduskoolis, on ehk juba õnneks olnud rohkem probleemi õppe sees või ka teiste selliste oskuste keskkonnas, kuid meil on üks suur elanike grupp, kes on jäänud nagu vahele sellesse lõhesse, keda peaks siis tugima kuidagi. Jaa, minu arust kõlas täna ka väga julgustavaid ja häid näiteid, kus väga erinevad kohalikud algatused on tõesti aidanud inimesi õppimisrajale tagasi ja sellel teel edasi, et väga kuidagi julgustas või nagu lootusrikkalt, et minule jäi küll kõlama see, et vähemalt on palju neid, kes näevad selles olukorras võimalust, mitte ei keskendu sellele, mis võiks takistada. Arusaadavalt on tõesti oluline see, et täiskasvanuharidusega tegelevas nii-öelda kogukonnas võiksid rollid olla veelgi täpsemalt paigas ja selged, kellega me koostööd teeme ja mis on kellegi rollid. Et haridusvaldkonna arengukavas on ka koostöö on väga selge võtmesõna ja märksõna ja me tõesti tajume, et ministeeriumist me ei jõua üksikisikuni otse või ajalise või ressursside poolest, vaid me ikkagi jõuame läbi oma koostööpartneri piirkondades. Et see on võtmetähtsusega, et meil oleks mitmekesine ja toimiv koostöövõrgustik. Eks see universaalsete oskuste olulisus on ikkagi, mis läbib täna täiesti ikkagi probleemide lahendamise oskus, enesejuhtimise oskus ja see, et meil inimesed oleksid loovad, mõeldes kõige selle teemale. Kui sa ütlesid näide, siis mul tuli tegelikult tänasest päevast üks kena näide, mida me ekraanil nägime Harku valla kodulehelt, kus oli väga selgelt välja toodud just täiskasvanuhariduse enda alaleht, et info oli ülevaatlik, selge, kuid see oli juba märkamine ja märkimine, et omavalitsus leidis võimaluse kuvada informatsioon oma valla koduleheküljel. Ja kui mõelda siis veel omavalitsuste peale, et kuidas nad võiksid toetada neid õppimisvõimalusi, millest on juba siin täna räägitud erinevalt ja mitmel moel, siis ikkagi see selge sõna, selged eesmärgid. Ja muidugi oli siin ka väljakutseid pakkuv see mõte, et see multifunktsionaalne taristu ehk need samad hooned, kes on, et nad leiaksid
omale teise elu siis, kui on üldhariduskooli lapsed on nagu koju läinud, et ka kogukond saaks neid ruume kasutada. Meil koolid on kenasti ümber kohandatud, mõned on isegi ventilatsioonid on ära uuendatud, arvutiklassid on olemas ja et koostööd teha just kogukondadega ja avada uksed aktiivsetele kogukondadele või mittetulundusühingutele, kes teevad ära väga suure töö just oma kogukonna inimeste heaks ja õppimise heaks. Mulle jäi Kari Raagma ettekandest ka väga kõrvas just selline regionaalsuse mõte, et kui me ise oleme planeerinud koolituste rahastamist ja koolitusi, siis meil on hea selline lähtekoht üleüldiste trendide ja koolitusvajaduse koha pealt on olnud OSKA raportid koolitusvajaduse kohta, tööjõuturu oskuste vajaduse kohta. Aga kindlasti on väga oluline sinna kõrvale vaadata ka seda kohalikku vaadet. Et ma usun, et see on ka üks selline konkreetne väikene samm, mille suunas täna mõte liikus. No kas või see kohalik vaade ja need haridusklastrid või kuidas iganes me kutsume, et avada need võimalused inimestel omandada ikka mitte ainult põhiharidus, vaid ikkagi kõrgharidus regiooniti, ka piirkondades, mis jäävad kaugemale kui 45 minuti autosõidutee kaugusele. Et regionaalsete pidepunktidelegi loomine olemasoleva taristu baasil ja ei ole ju probleem, siin oli näidegi juba, me saame täna juba võtta need kursusi endale mikrokursuseid küll Oxfordist või Austraaliast, aga et seda veel toetada ka infraga ja võimaldadagi avadagi need uksed nendel majadel, et inimesed, kellel on soovi, kellel on parem internetiühendus võib-olla seal keskuses kui seal kuskil kuplite vahel või hajapiirkonnas, et julgustada inimesi erinevate õppevormides osalema. Aga mulle jäi täna ikkagi läbivaks teemaks ka see koostöösõna ja koostöö just sellises suuremas, laiemas tähenduses. Et kui me oleme proovinud käivitada piirkonniti võrgustikke, kas siis haridusspetsialistidele või sotsiaaltöötajatele või kultuurispetsialistidele, siis see väike mõte, et kui me oleme ära harinud oma volikogu liikmed ja uued vallavalitsuse liikmed või linnavalitsuse liikmed, et toimuks ka selline ühine kooshingamine haridus- ja arendusinimeste vahel ja et nad vaataksidki oma strateegiliselt oma enda arengukavadesse ja mõeldes ikkagi lähtudes inimesest, nendest inimestest, kes juhtumisi ikka veel hajapiirkonnas toimetavad ja tahaksid elada täisväärtuslikult, et nende inimeste enda soovid kuskile ei kaoks ära vallavalitsustes, omavalitsustes nende teelükkamiste või asfaldipanemiste taha, et ikkagi inimene on see, kelle peale tuleks pöörduda, vaadata tegevustes. Täitsa nõus. Et aitäh kuulamast. Need olid meie esmased mõtted siin praegu.